No nii, head laadalised, tuleme nüüd tagasi, kes vähegi saab ja kes vähegi tahab teada, aga need, kellel on lapsed kaasas, tulge teie kindlasti siia lähedale, sest minu juures on siin Eesti politseist Liina ja Kätlin, kes on rääkimas siis ohutusest ja ohutust liikumises, liikluses ja jalgrattaga ja neil on ka siin väike nii-öelda näidis kaasas. Oliver on kaasas ja Oliver näitab ette siis, mida ja kuidas teha tuleb. Nii et head laadalised, tuleme siia poole, võtke lapsed kaasa, võtke julgelt istet siin ja lastele ma usun, et see, et oma isa räägib või oma ema räägib, on üks asi, aga kui ikkagi sinistes vormides kenad daamid Eesti politseis räägivad, on teine asi. Nii et tulge siia lähemale ja mul on hea meel nüüd sõna anda Kättenile ja Liinale. Tere päevast! Et täna on ilus tore jalgrattalaat ja ongi hea alustada, et kui me lähme jalgrattaga sõitma, siis kõige tähtsam asi ongi ju see, et kui ma jalgratta ostan, siis see jalgratas peab olema õige suurusega ja paras. Ja ma arvan, et te vanemad kõik teavad ja kes hea jalgrattaid müüvad, et oskavad siis soovitusi anda, et kuidas kontrollida, kas jalgratas on paras. Ja kui ma lähen välja sõitma, siis ennem ma peaksin natukene lihtsalt ka proovima, kuidas ma oma ratast tunnetan ja tean, kuidas pidurid töötavad, sest pidurid peavad olema korras. Olete nõus muga? Ja rattal peab veel olema väga palju muid elemente. Jalgratta kodarhelkurid, mis mul siin on. Kätlin näitab kohe. Et sellised on siis kodarhelkurid. Neid saab ka meie sealt laua pealt täna. Siis väga tähtis on, et jalgrattal on ees valge helkur ja taga punane helkur. Ja kui ma pimedal ajal sõidan, siis ees peab olema valge tuli ja taga punane tuli. Ja üks oluline element on jalgrattakell. Ja see ei ole lihtsalt niisama, et ma tilistan, vaid see on, kui reaalselt on oht, aga ma pean ka arvestama teiste liiklejatega, et ma ei ehmata neid. Olete nõus jääga? Nii, jalgratta oleme üle vaadanud, varustuse ära kontrollinud, jalgratas on korras. Nüüd olen väikse tiiru teinud, kontrollinud, kuidas pidurid töötavad, kuidas ma temaga hakkama saan. Ei ole nii, et ma lihtsalt saan jalgratta ja lähen kohe suurde liiklusesse sõitma. Järgmine väga tähtis asi. Nüüd ma pean vaatama oma ka riietuse üle. Et miks see riietuse vaatamine tähtis võib olla? Oskab keegi vastata? Et kui sul on ju õige riietus ja sa kukud, siis sa ei saa nagu väga palju haiget. Oliver, mis sina arvad? Et riietus on ka selles, et sa ei saaks näiteks metsa sõitma minna teksadega. Sul oleks vaja õiget riietust, mis on liikuv ja mis on mugav. Ja millised jalanud peaksid olema jalas? No siuksed matkasaapad on ju, millega sa tavaliselt matkal käid. Kas plätudega on mõistlik sõita? Ei. Sest et kuna väljas võib ka libe olla, sul võivad plätud jalas olla, sul võib kiire kiiruse pealt, sul võib jalg maha libiseda ja sul võib väga halvasti minna. Ja siis tähelepanu kaob ära, sa hakkad hoopis oma jalanõud otsima ja oledki kuskil kukud kraavi või kui sõiduteele. Väga tähtis on ka see, et me vaataksime, et me jalgrattaga sõidame, et me oleksime erksavärvilised. Et nagu temal on siin jope või on helkur vestid, et mul ma teen ise ennast teistele nähtavaks ka päeva ajal. Sest kui sõidate tee ääres ja päike paistab, siis autojuhil on see jalgrattur nagu väike täpp ja ta ei näe teda absoluutselt. Siis väga oluline asi on kiiver. On kiiver oluline? Ja kas ma võin lihtsalt kiivri pähe panna ja jalgrattaga sõitma minna? Miks ei või? Sellepärast, kuna kiiver võib peast ära kukkuda ja siis sa saad ikka peale haiget. Väga õige. Kui Oliver sõidab jalgrattaga ja ta peaks järsku pidurdama, siis mis kiiver teeb?
kukub peast ära. kas siis kiiver kaitseb? ei, ja nüüd me vaatame, kuidas me saame kontrollida, kas kiiver on mulle paras ja mismoodi ma saan ta korralikult pähe panna ja õieti, et ta ei kukuks. Kohe katsetame, paneme kiivri pähe ja jätame rihmad lahti ja nüüd ta peab kummardama ette. Jäta rihmad lahti. Kummarda ette. Nii, natukene suur. Ja tavaliselt jalgrattakiivrid on need, mis saab tagant reguleerida. Ma saan sealt väiksemaks reguleerida. Kui ma niimoodi ette kummardan, kiiver maha ei kuku, siis ta on paras. Ja siis ma panen kinnituse kinni ja kinnituskoht jääb siia külje peale, mitte lõua alla. Nii, kontroll. nii, kontrolli, kas läheb 2 sõrme vahel. Mitu sõrme peab minema vahele? Kas terve rusikas? 2 sõrme peab minema vahele. Väga tubli, õige. Aga kas nii võib olla, et sa hingata ei saa? Ei. Ma ei tea. Miks ei või nii olla, et sa hingata ei saa, et nii kõvasti on kinni, mis juhtub? Sellepärast, kuna siis on nagu jääb hing kinni ja sa ei saa väga hästi olla. Jaa, sul on väga ebamugav ja see on väga ohtlik ka. Nii, jalgratta oleme üle vaadanud, varustuse oleme ka üle vaadanud ja muidugi, mis noored teevad väga tihti, et kui on soe ilm või külm, hommikul lähed jopega, pärast päike paistab, võtad dressipluusi pealt ära, seod ümber enda ja lähed rattaga sõitma. Mis siis võib juhtuda? Kuhu need varrukad jäävad? Varrukad jäävad kodarate vahele kinni. Väga tubli ja väga õige, niimoodi võib väga haiget saada, kui sa kukud. Mis oli veel Aar? Et kodaratesse võib kinni jääda, see võib ka sulle rahaliselt maksma minna, sest näiteks kallis stressikas võib katki minna ja see on ka sinul ohtlik, sest et kui on libe tee ja eriti sa niimoodi sõidad, siis sul võib tagaratas plokki tõmmata, sa võid väga kergesti ümber käia. Nii, varustuse ja kõik asjad oleme üle rääkinud, aga kui me lähme liiklusesse, siis ma arvan, kõik teavad, et 10–15 aastasel peab olema jalgrattajuhi luba ja kui ma juba liikluses sõidan, ma pean ka liiklusreeglid ja eeskirju teadma ja tundma. Aga kui mul ei ole jalgratturijuhi luba, kus ma siis sõita võin? Kui sa oled alla 10-aastane, siis sa võid kõnniteel koos vanematega. Poisid, kus me veel võime sõita, kui sul ei ole jalgratturijuhi luba, kus sa võid sõita üksinda jalgrattaga? Koduhoovis ja koolitee peal, kui sa kooli lähed rattaga. See on siis kõnnitee või? Kõnniteel jah, aga mitte siis tegelikult, kui selle jalgrattajuhi luba ei ole, siis sa sellega liikluses sõita ei tohi, ehk sõiduteel. Tegelikult ei tohi, jah. Enne seda tuleb käia koos issiga kooli jalgratastega. Ja pärast koos siis koju, jah. Aga üksinda ei tohi. Jah, et alates 10-aastaselt võib sõita, kui on juhi luba. Ja muidu kõnniteel. Kas on kellegil meile küsimusi? Kas soovib keegi midagi küsida? Vastame. Siis meie soovime teile ilusat rattalaada päeva ja liigelge turvaliselt. Ja ohutut liiklust, olge ise tähelepanelikud, ettevaatlikud, siis kõik läheb hästi. Aitäh! Aitäh!